kuna kõnelemine pole päris minu ala, siis ma olen üht-teist kirja pannud ja ega ma sellest suurest ruumist ja väiksest ruumist midagi ei oskagi rääkida suurt, et pigem ma jätaks need ruumi ära, et ma lihtsalt räägin suurest ja väiksest. Mitte ka suurest ja väiksest Peetrist, vaid lihtsalt suurest ja väiksest. Võrdlen suurt ja väikest. Praegune väiketegija on lumehelves. See, millist imet toodab see väike pisikene, igaüks individuaalne helbekene, see on hämmastav. Liikudes metsas, olles looduses, on muundumine totaalne. Mina ei mäleta selliseid looduspilte, sellist totaalset valget keskkonda, sellist mõjuvat valget keskkonda, sellist, võiks öelda, ohtlikku valget keskkonda, mida pakub praegune pisikene lumehelves, mis on liitunud suureks lumemassiks. Arvan, et hakkan natuke aru saama, mida võiks tähendada lumelaviin. Nõmme parkmetsad näevad välja nagu kalmistud, mõnes mõttes. Palju murdunud oksi. Käid, pead üles vaatama, raginad kui palju. Arvan, mäletavad ajaloo õpingute perioodist, et kiviajal oli inimestel suur hirm jahilooma ees. Selleks, et seda hirmu leevendada, maaliti väikseid või kraabiti väikseid pilte koopaseintele. Hirm sai leevendust, arvan, et suur sai võidetud mingil moel. Kumb siin siis nüüd tähtsam tegija on, suur või väike, ei oska öelda. Keskajal oli linnades oluline tegija suur katedraal. Sellest ei tohtinud mitte midagi võimsamat olla. Väike inimene tundis ennast seal, võib-olla nagu lumehelves, aga nad ei liitunud mitte suureks massiks, vaid nad olid ühenduses katedraalis taevaste jõududega. Arvan, et siin sai väike suureks. Teistpidi vaadates on üks minu lemmikmaalijatest Jan Vermeer. Oma eluajal oli ta tagasihoidlik, mitte väga kuulus kunstnik. Ja mis on tema puhul kummaline, et paljud tema väga kuulsad pildid on maalitud ühes väikses ruumis, ühes väikses toas. Ja need pärast on need pildid saanud väga kuulsaks ja täidavad suuri kunstimuuseume. Nad on ülikallid, nad on ülirariteetsed. Võiks öelda, et tema on teinud ühe väga kuulsa pildi, tütarlaps pärlkõrvarõngaga, mida peetakse madalmaade Mona Lisaks. Tundub, et suuri asju võid teha väga väikses ruumis. Kui nüüd rääkida oma elukutsest, arhitekti elukutsest, siis arhitektil on kalduvus mõelda suureks enda poolt projekteeritavat ükskõik mis mõõdus projektid. Selle väikse või suure projekti sisse püütakse panna kogu maailm. Küllap on see arhitekti jaoks, looja jaoks loomulik. Nüüd võiks küsida, et kas on tähtsam suur või on tähtsam väike? Mis on ilusam või mis on olulisem, mis on huvitavam? Mis on meie heaks tundeks vajalik? On vaja arvatavasti erinevaid tingimusi. Kõik need pisikesed tingimused, kui need on täidetud, annavad suure tulemuse. See tulemus ei tarvitse olla füüsiliselt mõõtmetelt suur, aga ta võiks anda meile hea enesetunde, luua hea ruumi. See ruum,
see ongi seotud siis arhitekti töövaldkonnaga. Nii et võiks öelda, et meil on võimalus olla olulised tegijad, luues läbi väikse suurt, ehk siis head enesetunnet. Igal ühel meist on omad lemmikpaigad, kohad, kus on mõnus olla, kohta, kuhu tahaks tagasi minna, kohti, mida me mäletame alati positiivselt. Võiks öelda, et seal tekib meil äratundmine, et see on meie ruum. Et see on see võlumaailm, mille loomisele on kaasa aidanud ka arhitektid. Aga kas selle võlumaailma looja on ilmtingimata võlur, seda ei oska öelda. Kui nüüd püüda sõnastada omadusi, mis on olulised kohtadele, kus me viibime, siis enda jaoks pean oluliseks, olles mingil määral romantik, poeetilist ja maalilist. Kui need kohad, milles mulle meeldib olla, sisaldavad neid võib-olla mitte üheselt selgitatavaid omadusi, siis võib öelda, et nendes kohtades on hing. Ja ehituse või ehitise, maja, hoone, keskkonna, ruumi tunnused on ligilähedaselt samad. Selline maja või ruum peab andma ja looma hea enesetunde. Olema kuidagi mõjuma meie aistmismeeltele. Hea ehitus pole ilmtingimata reprodutseerimine ajakirjas, näitamine telekas. See pole ka seotud väikse või suure olemisega. Milliste inimestega on meil hea koos olla? Suurte või väikestega? Blondide või brünettidega? Küllap on see nagu arhitektuuris, raskesti defineeritav. Kui ruumi kohta võib öelda, et see on kompleks omadusi, mis meid mõjutab, siis küllap see samamoodi käib ka inimese kohta. On tore kellegagi juttu ajada, koos olla, lihtsalt vait olla. Samamoodi võib öelda, et ka ruumis on tore olla, nautida erinevaid rõhnu, kuulata hääli, vaadata inimesi, olla mõnusas seltskonnas. Kõik see koos loob mõnusa tunde. Kus Eestimaa paigus olen ennast hästi tundnud, kogenud sellist mõnusat, enesetunnet, kuhu tahaks tagasi minna, mida mäletan, milliseid muljeid võib-olla tahaks kodeerida enda loodavatesse majadesse, ruumidesse. Võiks öelda, et need on erineva suurusega asjad. Eesti mõistes isegi võib-olla suured asjad. Mõnusad paigad on Raekoja plats Tallinnas, erinevad kloostrite varemed, dominiiklaste, Piirita, Padise, Tartu Toomkiriku varemed. Kui nüüd mõelda, kui suured on need paigad olnud kunagi väikestes Eesti linnades ja veel siiani väikestes Eesti linnades nagu Viljandi näiteks, Haapsalu, siis need on väga suured ruumid, mille ümber on olnud lösutanud väga väiksed majad. Järelikult on koos toiminud, hea ruumi loonud nii väike kui suur koostöös. Väiksematest kohtadest, mida olen siia paberile kirjutanud, on väga mõnus Kleeni palmimaja varemed. Võiks öelda, et sealne ruum mõjub kuidagi väga positiivselt. Tegelikult on tegemist niisuguse seguga seotud kivitükikestega, aga kokku annab see ruumimõjult väga positiivse elamuse. Kas on neist mõnusatest paikadest midagi õppida, mida kasutada oma töödes? Küllap pole siin üks ühele ülevõetavat.
Vanadel majadel on olulised detailid, mille puudumist peetakse tihti tänapäeva arhitektuuri miinuseks. Mis on tänased detailid? Ma arvan, et need ei ole mitte kivinikerdised, pole mingid puit, pits, ornamendid. Mulle tundub, et tänapäeva detailid on erinevad ruumimõjud. Ruumimuljed ja siin võib tõesti öelda, et tänapäeva hoonetel on detailid puudu, sest tihtipeale tänastes ehitistes ei ole niisugust võimsat ruumimuljet. Võib-olla lihtsalt on vaja ajalisi kihistusi, mis sinna ruumidesse peaksid sisse veel olema kodeeritud ja paarikümne aasta pärast me saame sellest tänasest uuest hoonest need võimsad ruumimuljed, mida me kogeme võib-olla vanemates ajaloolisemates ehitistes. Kuidas siis arhitektina võiks käsitleda suure ja väikse loomist, projekteerimist, ehitamist? Võib öelda, et väiksed asjad on paremini kontrollitavad. Nad on kergemini hoomatavamad, muudetavamad. Igas faasis on arhitektil ülevaade toimuvast. Aga kus on piir suure ja väikse vahel? On see 100 ruutmeetrit, 1000 ruutmeetrit, 5000 ruutmeetrit, 10 000 ruutmeetrit? Ma arvan, et iga arhitekti jaoks on see piir erinev, individuaalne. Ma arvan, et mis puudutab selle loodava objekti maja ruumi hinge, siis on võimalik panna elama nii väike kui suur. Küllap on tegu siin eelkõige arhitekti kui loojaga, kas ta suudab kontrollida seda tehtavat. Ma arvan, et kui arhitekt tunneb end kindlasse kasti kuuluvat, ehk siis ta esindab või kasutab funktsionalismi, modernismi, mingi neostiili võtteid, jäljendab mingit trendi, ehk siis on mingisse seltskonda kindlalt kuuluv, siis on ta ära lahterdatud, paigas 2 jalaga maa peal ja minu jaoks võib-olla mitte nii huvitav tegija. Parem loominguline meetod minu jaoks on leiutamine. Iga kord avastada midagi uut, püüda leida midagi, mis pakub endale pinget ja võib-olla selle pinge kaudu tekib mingi uus kvaliteet, mis siis pakub ka pinget kasutajatele, vaatajatele, ruumis viibijatele. Nii on võimalus sattuda nii tegijal kui siis pärast ruumi kasutajal alati mingile enneolematule. Aga jällegi sellest suurest ja väikesest. Kui alustada tööd, siis algab projekteerimine, väljamõtlemine eskiisist. Võib öelda, et väiksemate asjade puhul on see vabadus suurem. Et siin teab teinekord pliiats ise justkui, mis väikest trikki, nippi peaks ta tegema. Ühesõnaga, nii mõte kui käsi töötavad lusti ja rõõmuga. Väike on siis, kui arhitektuurne instrument, millega saab esile tuua erinevaid emotsioone. Võib öelda, et pillimäng on kergemini selgeks õpitav. Kuid loomulikult on see jällegi küsimus tegijates. Võib öelda, et kui liituvad head tegijad, siis sünnib hea tulemus vaatamata sellele, kas tegu on suure või väikse asjaga. Suure asja puhul on arhitekt või võiks olla arhitekt kui dirigent. Kui ta oma rolli välja veab, pole mastaabil mingit tähtsust. Eesti tingimustes võib-olla on suurte asjade puhul niivõrd palju erinevaid
tegijaid, mõjutajaid, et siin ei õnnestu alati kõike registreid avada, et viis või siis see loodav tulemus võib kujuneda natukene ahistatuks. Aga ega sellest suurest ja väiksest ikkagi ei õnnestu mul midagi tarka rääkida, nii et võib öelda, et iga töö on ainulaadne, olgu ta siis suur või väike. Tuleb säilitada lihtsalt ideede värskus, mida on võib-olla sõnades kergem öelda, kui tegudes teoks teha. Arvan, et üks oluline moment on kohaliku eripära kasutamine, mis ei ole küll midagi väga originaalset, kuid kui kokkanduses räägitakse, et toidule annab kvaliteedi otse põllult võetav maitseaine, kohaliku talumehe sink, piim, kohupiim, seda õieti doseerides, õieti küpsetades tuleb kõige parem tulemus. Arvan, et arhitektuuriga on umbes midagi sarnast. Kuid maitseained, mida me kasutame, on eksootilised ja ma arvan, et nende eksootiliste maitseainetega kombineerides kohalikku toorainet me saavutamegi kõige parema tulemuse, nii suure kui väikse. Mida kokkuvõtteks öelda? Peeter Sumptor on öelnud midagi umbes, et hea ruumi tunnuseks on hea atmosfäär. Et soovin võimalikult paljudele siin, et nad saaksid öelda, atmosfäär on minu stiil. Tänan. Ära mine kohe ära. Küsimused tulevad need. Ma tegelikult tahtsin küsida, et sa oled teinud hästi väikseid asju, nüüd arhitektina ka said väikse preemia, said isegi ühe aia eest ja üsna suuri asju, kõige suuremad vist üle 9 kord see vist ei ole läinud või? Ei ole. Jah, et sinu jaoks on suur 9. Aga ma olen nagu mõelnud, et nagu ei ole suurt vahet, et kas sa projekteerid tänapäeval väikest või suurt, seepärast, et näiteks kui geoteedid saadavad meile alusplaanid, siis nemad joonistavad selle mõõdus meetrites. Ja kui ma panen sinna kõrvale oma maja, mis ma olen juba hakanud tegema, siis see on 1000 korda suurem. Siis see alusplaan mahub sinna maja aknasse ära. Siis ma suurendan lihtsalt ja korraga vups on ta teises mõõdus ja ta on juba hästi suur. Et vanasti me saime aru, et me pidime suure vatmani võtma, et suuri jooniseid teha. Praegu pole ju vahet või on? Ma arvan, et vahet ei ole loomulikult, et võib-olla selle suure ja väikse vahe ongi see, et lihtsalt see väike on see, mis see on mingil määral nagu lemmikloomade juures, et kui vaadata kassi või koera, eriti kassi, siis talle meeldib pugeda mingisse üliväiksesse ruumi. Ju ta tunneb ennast seal mingil määral tol hetkel turvaliselt, võib-olla ta mõtleb, et ta on peidus, et ta on kuskil nii-öelda peab jahti ja ootab, millal saakloom tuleb. Et ma arvan, et selle väikse ruumi niisugune turvalisus on alati oluline ja selle suure ruumi mastaab see suur nii-öelda, võib-olla see vabana tundmine on see, mis suure puhul on alati see palett või see mõõt on alati ahvatlevam võib-olla kui see tegu, mis pärast teoks saab. Ehk see potentsiaal on oluline suure puhul. Aga ütle välja, milline on suur ikka? Suur maja on, milline on suur maja? Linnahall on suur? No mõõdult kindlasti suur, jah. Aga see... Aga vaimult? No, see nüüd küsid siin, üks asi. Täna on ikka päev, et sa pead vastama lihtsalt. No, et mis on elu mõte? Jah, selle poole me püüdleme.
ma arvan, et küllap see vaimult on sel linnahallil palju, tas on seda vaimu, aga võib-olla seal on, nagu siin ma püüdsin ka selles oma väikses ettekandes mainida, et suure puhul on nii palju igasuguseid kaasategijaid, mängijaid, mõjutajaid, et see vaim võib-olla, või see hing või see mõte, mis arhitektil on olnud, et selle teoks tegemine on, neid takistavaid tegurid on liiga palju ja võib-olla see tulemus ei ole alati kõige parem ja võib-olla linnaalja puhul ongi see moment see, mis on negatiivne. Kas peale minu on veel küsimusi ja küsijaid on otse prožektori näkku suunatud, et hõigake kõva häälega. Ei ole, siis on Arhitektuurikeskuse poolt väike meene ja palju siis neid suuri ja väikeseid